Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere laupäeva hommikut! Teie ees on jälle saade Naudime elu. Tänasel suvisel laupäeval me seikleme Eesti suvepealinnas Pärnus ja tänast hommikut me alustame ühes väga ilusas spa-hotellis. Restoran Noot avati 4 aastat tagasi. Meil on äge terrass, mille me saime alles nüüd hiljuti valmis. Äge on ta selle poole pealt on väga avar ja valge ja ubane. Ja kõik, kes mööda tulevad, viskavad alati siia pilgu peale ja tulevad, vaatavad, küsivad väga palju. Enne seda oli lihtsalt niisugune väikene varjudega terrass. Nüüd on suisa katusega, isegi kui ilm on jahe, siis me saame ka selle soojuslambid tööle panna. Meil on suur saal ehk suur restoran, et meil saab kuni 150 inimest ka toitlustada korraga, kas siis on see purmad, pidu, kontsertõhtusöögid toimuvad ka siin kord kuus. Praegusel hetkel suvel on menüüs kõik hitid või kõik parimad palad või parimad road, mis on selle 4 aasta jooksul suvel populaarsed olnud. Mõtlesime, et kui me teeme selle terrassi lahti, siis pakume äkki midagi, tõesti seda, mida on paljudel külalistel meeldinud. Ehk top 3 olnud või siis head tagasisidet tulnud külaliste poolt. Praegu ongi kõik see ilusti kenasti menüüs. Nii on ka kala, kui ka on liha ja praegu on väga populaarne burger loomulikult, ilma selleta üle ümber ei saa. Ja see on ka muideks üks populaarsetest roogadest. Burgerit me teeme muideks 90% praktiliselt ise. Ehk ise küpsetame kuklit, ise teeme kastmed valmis ja nii edasi. See on üks populaarsematest praegu toodest, nagu suvel ikka burgerit süüaks. Mille poolest on teie spa-hoolitsused erilised? Meie spa-hoolitsuste menüü on sama värvikas ja mitmekülgne nagu Eesti viimaste sajandite ajalugu. Inspiratsiooni on saadud nii Eesti loodusest kui ka iidsetelt taimetarkadelt. Millist hoolitsust sa soovitaksid? Üks põnev hoolitsus on meil eestimaine väepuu kehahoolitsus. Väepuu kehahoolitsuse ajal saab klient nautida väevihtade tervendavaid ja energiaid puhastavaid mõjusid. See hoolitsus algab tervendava kuivvihtlemisega väevihtadega. Väevihad võivad siis olla kas kasevihad või kadakavihad. Järgneb tugev eestipärane soendusmassaaž läbi linase riide. Selle hoolitsuse käigus, nagu vanadele eestlastele kombeks, sõtkutakse kõvasti selja peal, et pinged kaoksid. Et meeli rahustada ja inimene magama suigutada, kasutatakse ka kiigutamist ja õõtsutamist. Kui meeled on rahunenud, siis määrime keha sisse kanepi porgandiõliga ja teeme sellist koorimist kinnastega. Et hoolitsus oleks täiuslik, lõpestame selle lõõgastava peamassaažiga.
Läheme siin Pärnus nüüd enese eest hoolitsemise lainel edasi. Beautiful Me kehasalongil me oleme juba Tallinnas külas käinud, aga täna vaatame, kuidas neil läheb Pärnus. Beautiful Me kehasalong sai alguse Pärnust, mitte küll päris sellest salongist, kus me täna oleme, sest 6 aega tagasi me pidime kolima suurematesse ruumidesse, kuna me jäime Pärnu jaoks natukene väikseks ja tõime siis endale masina Sirje juurde. Ja miks Pärnust see alguse sai, kuigi me ise oleme siis nii-öelda pealinna inimesed, kes me oleme selle kokku pannud sellise toreda atmosfääri ja skeemi, siis me tahtsime tõestada, et kõik head asjad ei pea tulema läbi pealinna. Need võivad tulla ka kõigepealt natukene väiksemasse linna ja siis liikuda pealinna ja pealinna inimesed pidid seekord natukene rohkem ootama. Mis oleks parem kui päris kliendi, päris kogemus ja me tegime Facebookis sellise üleskutsumise ja me kutsusime siia nüüd päris inimesed proovima esimest korda rullmassaaži. Läbi loosi tahte nad siia said ja ma arvan, et oleks tore kuuletagi, mis nad ütlevad siis Beautiful Me kehasalongi rullmassaaži peale. Mul on täiesti esimest korda. Praegust esimene on ikka selline vau-efekt ikka, et ma olen väga kaua tahtnud siia tulla ja nüüd õnnestus niimoodi loosi tahtel ja tõesti väga-väga sihuke, ma oska öelda, ma olen hästi üllatunud positiivselt. No rulli peal on praegu esimene emotsioon on väga hea. Sellist mõnusast kõdist on saanud tükke mõnus massaaž. Ma olen rohkem käinud siin nagu kinkekaarte inimestele ostmas. Et see on väga hea uus asi, mida inimesed pole kogenud. Siis otsid alati võimalust, mida kinkida sõpradele ja juubeli puhuks igal pidi. See on sükke selle aasta minu trenn. Nagu. Natuke raske on, aga no esimene kord. Kannatan ära. Kui kaua sa praegu oled siin masina peal juba olnud? Ma arvan, et kuskil äkki 12 minutit. Väga mõnus trenn ja massaaž ühes, et on väga väsitav. Ja kuidas sulle tundub, kas hakkad käima? Jaa, kindlasti. Ja meid võib leida siis 10 asukohaga 8 erinevas linnas ja need linnad on Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu, Rakvere, Võru ja Narva. Nii et leidke endale lähim salong ja saate aega ka broneerida online'is ja vaadake, mis kogemus ja mis tunne teis see kõik tekitab. Nüüd teeme tutvust ühe armsa turismitaluga, mis asub Pärnu kesklinnast 10 minutise autosõidu kaugusel, aga samas roheluse keskel ja jõe ääres. Uueda talu sai alguse sellest, et vanemad ehitasid meile endale maja, mis siis jäi natuke liiga suureks, kui kõik välja kolisid. Lapsed siis oma elu peale. Ja siis hakati tegema turismi siin vaikselt. Alguses oli 21 kohta, nüüd 22 aastat hiljem on 89 voodikohta. Ja biosaalid, 2 erinevad, mahutab kokku 150 inimest. Meie enda juures meil on palliväljakud ja lihtsalt siis peaaegu 4 hektarit hooldatud maad, kus saab igasuguseid mänge. Meil on seikluspartnerid, kes korraldavad üritusi siis. Lähiümbruses on lotemaad ja igasugused seikluspargid muud, et kus siis inimesed käivad ja veedavad aktiivselt aega. Meil on jõgi siin, käiakse paadiga sõitmas ja kalal ja kaluudega saab sõita. Saunad on mitmed, aga põhirõhk on ikkagi siis pulmad, juubelid, seminarid, motivatsiooniüritused. Perenaise toit on siis nii legendaarne, et seda alati mäletatakse. Siis minu ema on selle asja niimoodi nagu kujundanud, et tema toit ja tema käekiri siis on meid müünud ja isa ehitus. Ja nüüd meie üritame siis samad taset pidada. Ja kas siis pulmadel saab ka siis terve peolaua teie käest? Ikka. Ka torte teeme ise, aga suvisel ajal lihtsalt ei jõua. Üldjuhul need pulmad, kui need võetakse toiduga. Ja me ei ole väga lasknud nagu cateringidel tulla. Ikka enda asja pakkuda. Siis on kindel, et me saame vastutada kvaliteedi eest.
Pärnus Rääma linnaosas asub üks vägagi multifunktsionaalne maja. Teeme sellele majale nüüd väikse ringi peale. Nooruse maja puhul on tegemist väga multifunktsionaalse ja väga toimiva majaga, pakkudes samaaegselt sündmuste külastamise võimalust pluss läbi aasta erinevaid koolitusi. Tantsuõpetajana tegus alates 1998. aastast, mil ma siis siin majas alustasin laintantsuõpetusega ja viimased 15 aastat õpetan ratastoolis laintantsijaid. Et see on minu selline regulaarne tegevus, aga jah, tõepoolest septembrist mai lõpuni toimivad regulaarselt siis seda sorti kursused. Nii nagu siinsamas väga ilusa uuenduskuuri saanud saalis toimuvad seltskonnatantsukursused, mis on siin ammu enne mind juba tegutsenud ja toimunud, lisaks kõhutantsijad, lisaks ka sellised üksikud erinevad tantsukursused. Samuti toimuvad siin majas juba aastaid Erasmus pluss noorsootöötajate koolitused, nii et me väga palju ja tihedalt oleme seotud just viimastel aastatel välisprojektidega, tuues siia ka üle maailma kokku erinevaid noorsootöötajaid, koolitades neid siin, pakkudes kogu majas ja siis ka õues neile võimalust selle koolituse läbiviimiseks. Nii et tänu selle ilusa aia nüüdsele väljanägemisele on meil võimalus kõikvõimalike erinevate õuesündmuste, kontsertide, näiteks Rääma rahva oma päeva nüüdse korraldusega on võimalus õues nautida Eestimaa suve sealseid kontserte, kui aga juhtub, et kisub vihmale, mis iganes ilm äkitsi üllatusena pöördub, siis on võimalus kõigi nende samade sündmustega päris kiiresti kolida siseruumidesse ja jätkata, nii et ülim paindlikkus on minu arvates Noorusemaja märksõnu lisaks multifunktsionaalsusele. Nagu näha, siis juba mõne päeva pärast, ehk siis 23. juulil on siin tulemas jälle üks vägagi palju lubav kontsert. Pärnu jahisadama juures on sellel kevadel avatud üks uus restoran ja läheme vaatame järele, mida see endast kujutab. Avasime restorani 1. aprill, siis tegime oma tutvusringkonnale väikse avamise peo, aga linnarahvale tuli 2. aprillist olema avatud. Nii et tegelikult üsna värske koht. Suhteliselt küll, jaa. Mis teil menüüs on? Meil on hästi lai menüü, meil on hästi palju igasugust erinevaid gruppe, on taitoite, on skandinaavia toite, hästi värske tooraine, lastele on menüü, siis on põhilised hitid on meil Sinimere karbid, selline kerge kala, kohafilee ja siis meie restorani hitt on burger. Kas teil on midagi ka veganitel? Ja, meil on selline äge vegepoke, mis on siis mõeldudki veganitele. Kes on teie peamised külastajad, kas siin lähedal olevate spaade turistid või siis eestlased? Ja, meil on kõiki. On spaadest tulnud inimesed ja ka lihtsalt linnarahvast, kes astub sisse. Ja ka muidugi kohalikud juba on meil püsikindid ka. Kas teil on tulemas äkki sügisest ka päevapakkumisi? Ja, kindlasti. Et nagu hooaeg läbi saab, siis kohe alustame päevapakkumistega. Mis teid eriliseks teeb? Meil on kindlasti väga-väga ilus päikseloojang siin jõe ääres ja meie muidugi ilus terrass. Pärast neid kuulsaid Sinimere karpe saan ma nüüd proovida laimi ja kardemoniga crème brûléd.
kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Meie oleme nüüd pausilt tagasi, ikka Pärnus, Villa Amendes ja uurime järele, mida kujutab endast päikeseloojangu õhtusöök. Villa Amende ise on avatud aastaringselt iga päev. Siia võib tulla õhtusöögile, kohvile, ööbima, võib-olla mingit suuremat sündmust tähistama. Aga kui on selline sündmus, mida oleks tore tähistada kahekesi ja võib-olla natuke romantilisemalt, siis selleks kindlasti sobibki see päikeseloojangu õhtusöök. Tegemist on siis Pärnu ainukese privaatrestoraniga, mis asub Villa Amende tornis ja selle teeb eriliseks mitu nüanssi. Esiteks, sinu ja sinu paarilise päralt on üks kelner, kes sellel õhtul ei teeninda mitte kedagi teist. Teiseks, restoran on ehitud lillede ja küünaldega ja tornist avaneb kaunis vaade linnale ja päikeseloojangule. Ja kolmandaks, õhtusöök koosneb 10 käigust, millest 3 on muide üllatused ja muidugi toidu kõrvale serveeritakse maitsvaid jooke. Täna me oleme siin päevasel ajal, aga selleks, et torni näha päikeseloojangu ajal, tuleb muidugi ise kohale tulla. See õhtusöök on suurepärane võimalus koos oma kallimaga tähistada sünnipäeva või juubelit või abiellumist või ka pulma aastapäeva ja muidugi on see väga vahva võimalus ka härrasmeestele, kes soovivad oma kallima kätt paluda. Siia õhtustama tulles tuleks kõik varakult ära planeerida, et olla kindel, et see päev on vaba ja et pererahvas jõuab aegsasti hakata ettevalmistusi tegema. Et käike on palju, siis tuleb kelneril ühe õhtusöögi jooksul neid treppe käia kuni 35 korda üles-alla. Olemegi lõpuks jõudnud torni kohale. Nüüd jääb üle vaid oodata, mida kelner meile siis toob. Nagu ma nüüd menüü järgi aru saan, siis tegemist on tallekeele süldiga koos varsselleri keedise, juurselleri kreemi ja selleri tolmuga. See kõlab küll väga uhkelt. No see tõesti on selline 5 tärni õhtusöök. Veinina pakuti siin Eestis tehtud valgetest sõstartest veini ja see maitseb tõesti väga huvitavalt. Mida teha siis, kui näiteks auto istmepolster või rool läheb natukene katki? Postrikoda tegeleb autoistmete remondiga, Postrikoda tegeleb mööbliremondiga, me teeme autoroole, näiteks Tiit Proole. Sander teeb istmeid, Katrin teeb istmeid, Katrin teeb mööblit ja õmblustöödega. Autolagesid, autointerjööre. Mina spetsialiseerun Postrikodas hobiautode tegemistele, nahavärvitöödele. Me värvime nahka Colorlocki toodetega. Nii et kui auto istmesse tuleb kogemata mingi väike auk sisse, siis teie teete kohe korda? Just. Et kõik kulumised ja ka sellised modifitseerimised, kui midagi ei sobi ja tahetakse enda järgi veidi ümber teha, siis see on ka kõik võimalik. Aga kui mul on ettekujutus mingisugusest diivanist, kas te teostate sellega ära? Me mööblit teeme vähem, aga me teeme mööblit küll. Me teeme pigem kaasaegset mööblit. Me sellist vana vedrudega mööblit põhimõtteliselt võime seda teha, aga pigem jätame selle nagu teistele spetsialistidele, kes sellega on rohkem kursis. Kaasaegne mööbel on pigem porolooni peal mööbel ja ütleme niimoodi, et meie jaoks lihtsam, sest ta on autoistmetega sarnasem. Et vanaaegne mööbel ta nõuab sellist vilumust ja teistsugused töövõtteid, et sellega meie nagu ei ole nii kursis ja meie sellega ei tegele. Kui kaua aega võtab ühe autoistme parandamine? Olenevalt remondist võib autoistme parandamine võtta. Enamus tööd me teeme ära päevaga. Et klientidele on hästi tähtis see, et nad tulevad autoga siia, nad ei pea ilma autota pikalt olema, et me teeme ühe päeva jooksul enamus töid. Järjekorrad on circa sellised nädalased. Aega võiks ikkagi nagu võiks aegsasti planeerida, eriti suurtemate tööde puhul. Näiteks hobiautode salongide tegemise puhul oleks praegu viimane aeg nagu tellida ja tulla konsulteerima.
selleks, et elu nautida, peab olema tervis korras. Uurime nüüd järele, kuidas saab läheneda tervisele holistiliselt. Meil on selline tore kliinik, ta on üks esimesi holistilise kallakuga kliinikuid, ma arvan, et võib-olla ainukene Eestis, tervikliku tervisekliinik. Ja meie eesmärk siis on läheneda probleemile tervikupõhiselt. Ja meie jaoks on hästi oluline inimene ise. Ja meie kliinik siis toetub sellisele 4 põhilisele, väga olulisele sambale. Et selleks, et inimene oleks terve ja rõõmus ja toimiks väga hästi kõrge eani, on hästi oluline, et tal oleks õige mõtlemine, õige hingamine, õige toitumine, õige liikumine. Ja just hingamine ja mõtlemine siis on need kõige olulisemad. Et tegelikult oma mõttega me loome elu ja igal mõttel on ja emotsioonil on hingamismuster. Muutes ühte, muutub tegelikult teine. Me tegelikult sünnime suhteliselt õige hingamismustriga, kuid elusündmused või see kõik, mis sünni juures toimub väikese lapse eas, iga kord, kui laps valust või hirmust ennast kokku tõmbab, see juba muudab hingamismustrit, samuti mitte toetavad mõtted. Tegelikult, kui siis nüüd inimene käib hingamisterapeudi juures ja regulaarselt, siis näiteks meil on see täiesti selline kogemus, et inimesel ei ole ei nohuköha ega ta ei võta vastu viiruseid. See on väga võimas immuunsüsteemi tugevdamise vahend ja osteopaatia tähendab siis põhimõtteliselt keha tasakaalustamist. Ja mis tahes probleemi puhul on tegelikult meie keha tasakaalust väljas, kui on juba teada, et mingisugune trauma olnud või kas või läbielamine, võiks osteopaadi juures käia kindlasti kõik naised, kes on sünnitanud või ka raseduse ajal. Meil on see kodulehel kõik üleval, millistel puhkudel, väga üksikasjalikult ma praegu ei räägi. Ja lapsed peale sünnitamist, sest sünnid on ükskõik kui turvaline see sünd ka ei oleks, nad on ikkagi traumaatilised. Enne kui me tagasi Tallinnasse sõidame, teeme väikese peatuse Pärnu Jaagupis ja uudistame vägagi ainulaadseid papusid. Milline on Ensu papude lugu? Lugu on siis meil selline, et kuna sündis meie väike Ensu ja kui tema hakkas püsti tõusma, siis me proovisime erinevaid papusid, aga miski nagu ei olnud päris hea ja kuna mu ema on professionaalne ja pikaajaline nahaõmbleja, siis sai tehtud talle ühed papud. Ja kuna need olid nii head ja järjest ta kasvas välja, nii et nüüd ta kannab juba 3. suurust neid papusid, siis tekkis mõte, et pakuksime ka teistele neid. Ja nad lähevad ka hästi lihtsasti jalga, et on hästi pehmed ja mugavad, et lapsele hästi meeldivad. Kui tal neid näiteks jalas ei ole, siis ta käib, toob need mulle ja tahab nendega kogu aeg mängida või siis ütleb, et pane ise jalga. Või näitab mulle, et ta tahaks neid. Lisatootena nüüd tulime välja ka väikse lipsuga, mis sobib pappudega. Teeme siis vastavalt paputoonile. Et see on ka hästi mugav panna, et kummiga reguleeritav, midagi lahti võtma ei pea, ega neid klõpse kinni panema, nagu osadel on, vaid siit natukene väiksemaks saab panna ja natuke suuremaks ja läheb ilusasti üle pea. Siin on praegu näha pruun, must halliga, aga tulemas on siis ka erinevaid ja lisaks tuleb tüdrukutele näiteks valge tooniga, mis läheb ümber pea. Nahatoone on hästi palju, siis natukene nad varieeruvad ja muutuvad. Nii nagu uus mõte tuleb, siis teeme ka uusi toone. Ja kui klient küsib, et ta tahab nüüd siin mingeid teisi toone kombineerida, siis saame ka seda teha ja saame vastavalt tema lapse suurusele siis teha. Praegu meie valikus on alates 18 kuni umbes 26 suurus, ehk siis ütleme 5-6 kuud kuni siis 5-6 aastat, ütleme sinnamaani. Kui sina soovid oma põnnile ka selliseid armsaid nahast papusid, siis mine meie Facebooki lehele, seal toimub vaataja mäng ja loositakse välja üks selline tore komplekt. Väga vahva, et olid täna hommikul meiega. Kohtume jälle nädala aja pärast, siis juba selle hooaja viimases saates.